See kõik on ju vabatahtlik. Miks ometi on vaja oma eluga niiviisi mängida? Need on küsimused, mida pillatakse pidevalt mägironijatele ette, kuid nende vastused võivad olla siiski päris hästi põhjendatud. Mõned ronijad räägivad näiteks sellest, kuidas ronides avastavad nad iseennast või siis otsivad elu raskuste kõrvale positiivsemat tähendust. Teised aga räägivad sellest, kuidas nad lihtsalt tahavad nautida paiku või kõrguseid, kuhu iga inimese jalg ei ulatu. Ja üks nendest paikadest, kes laseb enda tipule ligi vaid üksikud, kõige nutikamad, kõige kannatlikumad hinged või äkki oleks isegi õige mõelda kõige suurema õnnepagasiga hinged. No kui ma teiega eriti aus olen, siis K2 ei taha tegelikult enda juurde mitte kedagi. Kui ma küsin teie käest, et milline on maailma kõige ohtlikum mägi, siis ma eeldan, et väga paljud teist ütlevad, et kindlasti see, mis on ju kõige kõrgem. Vabandust, et ma teie ootused alt vean, aga see nii paraku ei ole. Juba algklassides tehti meile geograafias selgeks, et maailma kõrgeim mägi on Mount Everest, mille tipp ulatub 8848 meetrini ja K2, kutsutud maailma kõige surmavamaks ja ohtlikumaks mäeks, ulatub 8611 meetrini. Ehk on 200 meetrit lühem kõikide mägede kuningast Everestist. Me räägime juba kohe peagi, miks on K2 kuulutatud maailma kõige kurja kuulutavamaks mäeks. Aga käime enne ruttu üle ka kiire statistika, mis toetab temale niivõrd kurja kuulutava tiitli andmist. Mount Everesti tipus on käinud üle 6000 inimese ja 2025. aasta andmetel on selle tippu vallutanud kokku ka 10 eestlast. Võib-olla nüüd on juba eestlasi seal natukene rohkem olnud, sellepärast et mida aeg rohkem edasi on läinud, seda tihedamini on ka selle Eesti lippu nägema hakatud, kuid hilisemaid andmeid ma veel suuta ei ole leidnud. Mis hõlbustab Everesti tippu jõudmist on Sherpade poolt jäämurdudele paigaldatud alumiiniumredelid ja fikseeritud köied, mis aitavad siis mägironijatel kergemini ületada kõige ohtlikumaid paiku. Ja kes on Sherpad, te küsite? Sherpad on rikkaliku matkamisajalooga Nepali põlisrahvas, kes on üles kasvanud kõrgel mägedes, mis tõttu on ka nende organismid tihedamale õhule vastupidavamad. Sellepärast ongi just nemad kõige efektiivsemad sorti inimesed, kes suudavad rajada mägede tippudeni kindlaid marsruute, asetades sinna siis redeleid ja köisi või on siis isegi koguni teistele mägironijatele giidideks ja muuks abiks. Kuid Everest pole nii järsk mägi ja nõuab endast rohkem matkamist kui ronimist, kuid ohtlikke lõike on seal sellest olenemata, nagu näiteks on seda Khumbu jäämurd. Tegu on siis pidevalt liikuva liustikuga, mis on täis tohutuid jäämoodustusi, järske jääpragusid ja ka hapraid jääsildasid. Global Summit Guide'i andmetele tuginedes on Mount Everestil alates 1922. aastast kuni tänaseni registreeritud kokku 344 surma, millest enamuse on põhjustanud laviinid ja kukkumised. Ning nende numbrite näol on siis Everesti surma tõenäosusprotsent 1–1,5, kuid need kehtivad ikkagi inimeste kohta, kes on varasemalt mägironimisega või ronimisega kokku puutunud, mitte lihtsalt tuimalt nendele, kes mõtlevad ühel päeval lihtsalt minna Everesti vallutama. Sest kui mina näiteks läheksin nüüd homme vallutama Mount Everesti, siis ma põhimõtteliselt võiksin teha sõpradele kõne ära, et okei, te olete kõik matustel oodatud ja ma võin näidata ka isegi oma enda hauda kaevata. Aga ma ei lähe. Me peame ennem vallutama ära ikkagi ju suure munamäe. Siis me juba räägime alpinismist. Või mis? Oliver, räägi juba ometi sellest, miks me seda videot vaatame. Okei, sorry, daamid ja härrad. Nüüd me räägime lõpuks ometi sellest jõhkrast Savage Mountainist K2, kes seisab rahulikult Karakorami mäestikus Pakistani ja Hiina piiri lähedal ning tõuseb 8611 meetri kõrgusele. See teeb temast maailma kõrguselt teise mäe, mille tunneb ära tema ülimalt püramiidilise kuju järgi. Ja nimi K2 on tulnud tegelikult väga ebapoeetiliselt. 19. sajandil hakati Karakorami mägesid süstemaatiliselt kaardistama ning tippe tähistati K-tähe ja numbriga. K tähistab nimes lihtsalt Karakorami mäestikku ning number 2 tähistab lihtsalt selle süsteemis avastatud teist tippu. Ja erinevalt mitmetest teistest kuulsatest mägedest ei asendunud see tähistus siis hiljem mingisuguse teise kohaliku looga, vaid nimi on jäänud lihtsalt läbi ajaloo siiamaani rahvusvaheliselt püsima. Nagu me enne just rääkisime, siis Everest on kõrgem, kuid K2 marsruudid nõuavad väga palju tehnilist ronimist.
selle hiiglase puhul ei piisa lihtsalt sellest, et sa suudad väga kõrgele matkata. Sa pead olema väga terav ka liikuma kaljul, jääl kui ka järskudel jäänõlvadel ning suutma seda teha keskkonnas, kus sinu füüsiline võimekus on kõrguse tõttu juba oluliselt langenud. K2 tippu on läbi ajaloo jõutud 964 korda. Surmasid on aga registreeritud kokku kõigest 92. Ja surmasid on ligi 4 korda vähem, aga jällegi mõelge selle peale, et tippu on K2-l jõutud samuti vähem kui Everestil. Ligi 6 korda vähem. Läbi ajaloo on K2 surmatõenäosus püsinud ka hirmsa 25% peal, kuid tänaseks on selle protsent kukkunud 9,5 peale, mis on ka iseenesest mõistetav, sellepärast et tehnoloogia meie ümber areneb pidevalt. Nagu näiteks on arenenud ronijatel varustus, mis on muutunud aja jooksul kergemaks ja soojemaks või näiteks satelliitside kasutus ja ka täpsemad ilmaprognoosid. Rääkides natukene ka positiivsemal noodil, siis ka K2-l on lehvinud sinimust-valge lipp, kuid seda paraku ainult 2 korda. Viimane kord oli 22. juulil 2022, kui teise eestlasena jõudis tippu Krisli Melesk, kes siiski püstitas uue rekordi, milleks on esimene eestlanna K2 tipus. Aga kõige esimene eestlane, kes vallutas täpselt 4 aastat varem, 22. juulil 2018 K2, oli Andras Kaasik. Ja mul on ka suur au teatada, et Kaasik oli ka nõus tegema minuga lühikese vestluse täpsemalt alpinismist ja ka sellest, kuidas K2 teda kui esimest eestlast vastu võttis. Juulil 5.07 on esimest korda Eesti lipp lehvimas K2 tipus. Paljud küsivad alati sotsiaalmeedias, et miks seda tehakse, see on ju vabatahtlik. Et mis sa arvad, et mis eesmärgi see täidab, kui sa jõuad tippu ja tagasi alla? No, eks need ajas ju muutuvad, et ma võtan nüüd enda lähtekohast, siis ma ju kõigepealt ikkagi, kust seda sellist mägironimist nagu siis, kust nimetada, mis on mägironimine, kas Kilimanjaro käimine on juba mägironimine või on näiteks Aconcagua käimine, mis on siis ligi 7000 meetrit, mis siis on nagu mägironimine, ma esimene mägi oli Kilimanjaro, et see oli, mind kutsus selline üks akadeemilisem seltskond ja ma sain seal kindlasti oluliselt targemaks ja see ei olnud sugugi lihtne mägi, sest oli esimene mägi, mis siis, et on madal. Tollel hetkel viis selline lihtsalt nagu energia ja soov nagu näha midagi kuhugi minna, ja ma ei teadvustanud enda jaoks seda kui nagu sellist alpinismi kohe esimesel korral. K2 marsruute on seostatud eesotsas järskude kaljude ja jääga, tehniliselt keeruliste lõikude ning loomulikult suurte kõrgustega. Üks mainitumaid on eriti House Chimney, järsu jääga täidetud kaljulõhe, mis on ligikaudu 30 meetrit kõrge. See asub umbes 6650 meetri kõrgusel ning selle ronimise teeb ka veel raskemaks asjaolu, et selles kitsas lõigus tuleb arvestada pidevalt ka alla langevate jää ning kivi tükkidega, mille võib vallandada lahti nii looduslikud protsessid kui ka siis loomulikult teised ronijad. Näiteks mullu augustis ei halastanud K2 hiinlanna Ching Guanile, kes hukkus laskumise ajal langeva kivi tõttu esimese laagri lähedal. Kui sa komistad tavalisel matkarajal, siis loomulikult tõused uuesti püsti ning matkad rahulikult edasi. Kui sa komistad aga järsul jääväljal mitme 1000 meetri kõrgusel, siis võib see sama viga saata sinu hinge veelgi kõrgemale. Sul ei ole võimalik loota kaasronijatele. Sina vastutad oma ronimise eest. Sa pead pidevalt ümbrusel silma peal hoidma, sest ülevalt võivad alla kukkuda suured, isegi mikrolain ahju mõõtu kivid, mis võivad langedes su hetkega tappa, kirjeldas USA mägironija Alan Arnett K2 ronimist. Ja kõige kurikuulsam koht K2-l on ilmtingimata bottleneck. Tahtsingi sellest korra rääkida ka sellest bottleneckist, et mis tunne seda oli ületada? No ma korra vaatasin, et mul just üks küsimus oli, et kas on nagu olnud hetki, kui tahad tagasi pöörduda? Ja see on ka üks küsimus. Et ma ei mäleta ühegi teise mäe puhul ükskõik kui suur mu väsimusaste oli või mis iganes vaevast vedeliku puudus või motivatsiooni puudus või mis iganes. Aga see bottlenecki ületamisel oli küll niimoodi, et seal lihtsalt oli hirm.
ma ei saanud lihtsalt sealt kohe liikuma, sest pime oli, ma lükkasin endal Jumar on siis selline asi, millega sa liigud see köie otsas, et sa lükkad edasi, ta alla ei libise, et saad nagu järgmise sammu astuda, lööd kassid sisse. Aga see bottleneck on niimoodi, et ta nagu põhimõtteliselt horisontaalis ja sinna kaares ja ma lükkasin ta liiga ette. Ja ma ei saanud nagu astuda, et ma kohe oleks nagu kukkunud alla. Ma oleks küll köite otse rippuma, aga see on ikka ebamuga kuskil 8000 veel sellel. Ja ma reaalselt oli mu hirm, et ma ei saa hakkama. Ja ma ei saanud seda Jumari tagasi ka, sellepärast ta liigub vaid ühte pidi. Ma pean tassi lahti tegema, aga et see on ainuke koht, kus ma olin korraks selline frustratsiooni hetk oli ja isegi seal võib-olla emotsionaalselt seal nagu kurat enda peal nagu vihastusin, et mulle aitab, et ma lähen tagasi, aga korraks, kuna sai pulss läks ikkagi alla, siis ma sain natuke mõelda ja ikka läksin edasi, jah. Tegemist on järsu 60-kraadise jää- ja lumeala lõiguga, mis kulgeb suure ebastabiilse jäämassi all. Ja just täpselt see sama jäämassiiv ongi see asjaolu, mis muudab bottlenecki ülimalt eluohtlikuks. Sest kui suur jäämassiiv peaks vallanduma ehk siis laviin, siis paiskub kogu jää ja praht otse kurusse, mis jätaks mägironijatele väga vähe võimalusi eluga pääsemiseks. Ja ma tahtsingi tegelikult jõuda ka selle 2015. aasta selle nii-öelda mitte ebaõnnestunud, aga pooleli jäetud ekspeditsioonile. Et kui kaugele te jõudsite seal? Me jõudsime 3. laagrisse. See põhimõtteliselt seal on 2 sellist ohtlikumat lõiku. Üks on House of Jimmy, mis on siis enne 2. laagrit ja 3. laagris on äkki enam ei mäleta, äkki mingisugune Black Wall või midagi sellist. Bottleneck on kõige kõrgemal. See on juba põhimõtteliselt kuskil 7800 või 8000 või kõrgemal isegi natukene. On see bottleneck, mis siis on kõige ohtlikum, kus see oli 2008 see kuu midagi sellist, kus see suur või hästi palju hukkunuid oli. Et see on kõrgemal, sinna me jõudnud. Sinna tegelikult aklimatiseerumise käigus ei jõutagi. See on ainult tiputõusud. Me olime tiputõusuks valmis, me olime aklimatiseerumise ära teinud, meil olid 3. laagris olid telgid, isegi 4. olid, aga ise me 4. ei läinud. Seda tegid on ju siis Serpad, meie tugirühm on ju. Ja siis me olime baaslaagris, et seda tiputõusu nagu teha ja siis laviinid siis viisid meie need telgid teisest laagrist kõik minema. Aga õnneks seal sel hetkel minu teada hukkunuid selle laviini tõttu ei olnud. Et laviini alla ma olen korra jäänud, aga see oli üldse Pobeda, see oli aasta 2019. Lisaks on bottleneck niivõrd kitsas koht, et sealt üles minnes tuleb minna järjekorras fikseeritud köite küljes, mis tekitab pidevalt järjekordi ja selle tulemusel sündis ka 2008. aastal 1. augustil K2 kõige katastroofilisem lugu. 1. augustil 2008 hukkus K2 nõlvadel kokku 11 ronijat. Enne tiputõusu leppisid erinevad meeskonnad kokku, et teevad koostööd ja paigaldavad mäele fikseeritud köied. Ekspeditsiooni plaan oli siis loomulikult muuta tippu jõudmine ja hiljem ka laskumine võimalikult kiireks ja turvaliseks. Paraku tekkisid probleemid juba päris varakult. Esiteks hakati köisi paigaldama planeeritust vägagi hiljem ning astatati ka köisi sinna, kuhu neid tegelikult üldse vaja ei olnud. Seetõttu jäi kõrgemal köitest puudu ning ronijad pidid osadelt tagasi minema, et vajalikku varustust tuua. See põhjustas veelgi suurema ajakulu. Kui suurem osa ronijatest jõudis bottleneckini, oli juba umbes kell 4 pärastlõunal. Turvaliseks tipputõusuks ja ka laskumiseks oli aeg juba sisuliselt niikuinii otsas, kuid päris mitmed ronijad otsustasid siiski oma ekspeditsiooniga jätkata. Esimene hukkunu oli Serbia ronija Tren Mandic, kes soovis bottleneckis Norra ronijast Cecil Skogist mööduda ning selleks ühendas ta end fikseeritud köiest lahti. Selle tulemusena kaotas Mandic tasakaalu ja kukkus alla, põrgates ka veel vastu Skogi, kes oli küll fikseeritud köie küljes ning teda kukkumine väga palju ei mõjutanud, kuid Mandic kukkus alla rohkem kui 100 meetrit. Kaasronijad arvasid, et Mandic võib veel elus olla, mis tõttu otsustasid teised ronijad talle ka appi minna. Kuid Mandici kehani jõudes siiski avastati, et mees enam elus ei ole. Kaasronijad otsustasid siiski, et nad tahavad võtta Mandici surnukeha alla kaasa, kuid sellel olid samuti vägagi traagilised tagajärjed. Mandici surnukeha transportimise ajal liitus nendega ka pakistanlasest mägironija Jehan Baig, kes näis kannatavat kõrguse ja hapnikupuuduse mõju all ning tema käitumine oli ebastabiilne.
kui grupp oli laskumas koos Manditsi surnukehaga, siis kaotas ka Paig tasakaalu. Ta põrkas kokku Frederick Strangiga ning oli sunnitud Manditsi külge ühendatud köiest lahti laskma, et kogu grupp koos mäest alla ei lendaks. Paig ise ka kukkus edasi ega suutnud end enam päästa ja hukkus samuti. Ja enesestmõistetavalt jäeti siiski Manditsi surnukeha mäele ja hoolimata eelnevatest surmadest otsustasid mõned ikka veel tippu minna. Esimene tippu jõudnu oli hispaanlane Alberto Serrain, kes jõudis tippu umbes kell 3 pärastlõunal koos norralaste Lars Nessa ja Cecil Skogiga. Kolmas norralane Rolf Pae, Skogi poissõber, oli aga tipust allpool ning otsustas tagasi pöörduda. Hiljem ühinesid kõik taas kokku ning hakkasid koos mäest alla laskuma. Laskumise ajal jõudis Norra grupp taas kordselt bottleneckini, kus kõige ees läks siis Pae, tema taga olid Skog ja Nessa. Siis leidis aset aga tohutu jäävaring, mis tabas Paed, kes hukkus silmapilkselt, lennatas mäenõlvalt koos laviiniga alla. Laviin oli ära lõhkunud ka veel fikseeritud köied, mida pidid siis ülejäänud mägironija kasutama laskumiseks, mis muutus siis olukorra veelgi ohtlikumaks, kuid sellele vaatamata jäid Skog, Nessa ja Serrain kolmekesi siiski ellu. Rääkides natukene ka teistest ronijatest, siis prantslane Hugues Tauberde otsustas koos teistega bottleneckist pimedas laskuda, kuid seda ilma fikseeritud köiteta, mille laviin siis loomulikult oli purustanud. Tauberde oli selleks ajaks juba vägagi väsinud olekus ning oli juba mitu tundi ka ilma lisahapnikuta. Ning öise laskumise ajal kukkus ta mäest alla ja hukkus samuti. Tauberde täpne kukkumise hetk ja põhjus ei ole siiski teada, kuid seda seostatakse siiski pimedas laskumisega õnnetuseks. Järgmisel hommikul leiti mäelt Korea meeskonnaliikmed, kes olid jäänud köitesse takerdunud rippuma ja ronijate tervis oli ülimalt kriitilises seisus. Iiri ronija Ger McDonnell otsustas neid aidata, kuid päästmise ajal saatis K2 lagedale uue laviini, mis mattis enda alla nii McDonnelli, korealased kui ka 2 Sherpat. Küsin ennem seda, et mis tunne oli oma perele justkui öelda või mis oli su lähedaste reaktsioon, kui sa hakkasid mägesid valutama? K2-ga on tegelikult selline lugu, et ma ennem olin ikka käinud juba Everestil ja siin McKinley on väga raske mägi on ju Põhja-Ameerikas ja ma olin ikka juba käinud. Ja mu elukaaslane ikka on väga suure sellise empaatia võimega ja ta on mul ikka päris palju asju lubanud ja võimaldanud teha niimoodi, et selles mõttes sealt nagu mingit vastuseisu küll ei olnud. Aga kui nüüd veel siin nagu rääkida sellest, et näiteks mu siis kolmas, temaga siis, mul on 2 last, on näiteks siis esimene sündis täpselt Everesti aastal, ehk kui ma Everestile läksin, siis ta oli seal ema kõhus, 2-3 kuune ja kui ma K2-le läksin, siis oli tegelikult mu noorem tütar oli 3 nädalat vana jäänud. Et tegelikult seda võib nagu võimendada selles mõttes, et see paneb sulle nagu teatud kohustuse või sellise nagu motivatsiooni, et sa lihtsalt oled nagu mägedes nagu kõigeks nagu valmis ja sa ei anna nagu alla, et sul nagu põhjust on nagu see asi, nagu ma mitte ei rõhuta seda, et sa pead selle tippu just ära tegema, aga see tähendab seda, et sa pead nagu elusana ja tervena tagasi tulema. See on nagu sellise lisamotivatsiooni, et selles mõttes kodus oli nagu väga mõistev suhtumine ja toetav. Eks loomulikult igasugune riskide maandamine käis asja juurde, mis meil siin tänapäeva elus vajalik teha on nagu selliste ohtlike aladega tegeled ja K2 ma ei läinud ju, K2 oli minu jaoks ikkagi juba 8-9 nagu mägi ja Everest oli käidud, et ma alati nagu rõhutan, ütlen seda, et mägedega on hea, kui sa suudad nagu nad orgaaniliselt kasvavad, et nad lähevad nagu alguses kergemad, lihtsamad, sa õpid ennast nagu tundma, et tegelikult inimestel võib-olla ei ole kogemust selliste keeruliste ja väga raskete füüsiliste olukordadega, aga tegelikult meie keha ikka talub ikka meelega koormust. Oli palju hetki, mil arvasin, et nägin mõnda ronijat ja kuulsin hääli, kuid teadsin sisimas, et see oli saanud ju kedagi olla. See oli hirmutav hetk, kui mõistsin, et olen jõudmas oma piirini. Mõtlesin, et mitte keegi ei tea, kus ma olen ja mitte keegi ei tule mulle järele. Mul oli vaid üks fookus, minna alla. Kui ma saan rohkem hapnikku, siis mu mõistus on samuti kainem. Seda ütles National Geographicule üks 2008. aasta katastroofi ellujäänutest Wilco van Rohen, kes ronis alla üksinda 2 pimedat ööd. Ta hakkas nägema hallutsinatsioone ja koges lumepimedust ehk fotokeratiiti, mis on põhimõtteliselt päikesepõletus silmadele.
päikeselt tulev UV-kiirgus ei jõua ainult otse taevast silma. Lumi ja jää peegeldavad UV-kiirgust veelgi tugevamalt tagasi. Lisaks on kõrgel mägedes atmosfäär õhem, mis tõttu jõuab silma veelgi rohkem kiirgust. Samuti on mägesid vallutades oht kogeda sellist haigust nimega haze ehk siis kõrgmäestiku ajuturse, mille tulemusena hakkab aju liigse vedeliku tõttu paisuma. See võib põhjustada nii segadust, koordinatsioonihäireid ja ka hallutsinatsioone. Kas Rochen koges otseselt haze'i, siis seda kindlaks tehtud ei ole ja spetsiifilisi lugusid seoses haze'iga ma samuti K2-lt ei suutnud leida, kuid sellele vaatamata see oht kehtib põhimõtteliselt igale mäele, mille kõrgus ulatub üle 4 kilomeetri. Näiteks mägironija Paul Firth käis valutamas Argentiinas Aconcagua mäge. Tipust alla tulles oli ta saanud väga palju külmakahjustusi ja nagu ikka oli tema olek üpriski ebastabiilne. Mul oli väga tugev tunne, et minuga on keegi koos. Pöörasin korduvalt ümber, et seda teist inimest otsida, kuid tuulest räsitud mäenõlvadel polnud kedagi näha. Jätkasin laskumist ja tundsin kummalisel kombel, et ma justkui hõljuksin veidi oma kehast kõrgemal ning nähtamatu kaaslane järgneks mulle, julgustades mind edasi liikuma. Jagas The Guardian Firthi kirjeldust, kes ka veel lisas, et mida madalamale ta jõudis, seda tugevamana ta end tundis ja siis ajab möödudes ka see müstiline jälitaja tema silmist kadus. Teine näide kohe Everestilt. Saage tuttavaks Peter Habeleriga, kes jõudis koos Reinhold Messneriga 78. aastal esimeste inimestena Everesti tippu ilma lisahapnikuta. Tema kirjeldas samuti, et kuidas ta tundis, et ta justkui astuks iseendast välja ning keegi läheks justkui nagu tema eest Everesti tippu. Tema kaaslane Messner läks Everestile 2 aastat hiljem uuesti lisahapnikuta ja kurtis viimaks sarnaseid hallutsinatsioone. Messner tundis, kuidas tõusu ajal saadavad teda mingisugused nähtamatud abilised ja ta mõtles isegi, et kas need võivad olla aastaid varem mäenõlvadel hukkunud Briti ronijate vaimud. Ja me ei lõpeta siin. Ka Frank Smith, kes proovis 33. aastal üksinda ja ka ilma lisahapnikuta Everesti vallutada, tundis samuti, et teise ronija kohalolu on täiesti olemas ja seda koguni nii palju, et tabas end ühel hetkel ümberpöördumast, et jagada oma lõunasööki oma kujutlatava kaaslasega. Öelge mulle, et see ei ole haze. Võtsid sa mingeid nii-öelda suveniire ka mäelt kaasa või? Ma olen ikka, võtasin näiteks kohe, mul on siin samas. Jaa, mul on ikka nii ülevalt, kui need ikka kätte saab, et näed, mul on ikka sellised kivikesed toodud, et siin et alates siin soiojust ja siin peale on kõik raamaks. No see on Everest on ju, siin on igast erinevaid et ma olen ikka toonud kaasa, et see karp on neid siin täis. See on päris äge. Tänud jagamast. See tundub päris äge kollektsioon. Suured tänud vaatamast taas kordselt ühte holodokki üle pika aja. Vabandust, et nii kaua on läinud, aga ma soovin teid südamest tänada, kes seda videot lõpuni vaatasid. Kui teile meeldis see, siis kindlasti visake pöial ja suured tänud ka Andras Kaasikule, legendile, kes siis vallutas K2 eestlastest kõige esimesena. Mina aga tänan veel kord, et te vaatasite seda tänast videot ja ma soovin teile kõigile ilusat päeva õhtu jätku.